Minu nimi on Kristi Lõbu. Olen Illuka kooli inglise keele ja karjääriõpetuse õpetaja ning Avinurme lasteaia inglise keele õpetaja. Olen õpetajana töötanud pea 20 aastat. Töötan ka koolitajana. Viin erinevates Eesti koolides läbi õpiringe ennastjuhtiva õppija teemal. Koolitan õpetajaid ka pikkade, aktiivsete ja liikuvate ainetundide teemadel. Lisaks õpetamisele ja koolitamisele koostan õppematerjale nii õpetajatele kui õpilastele. Minu jaoks on oluline, et õpe ei oleks huvitav ja mitmekesine mitte ainult õpilaste, vaid ka õpetaja jaoks. Seetõttu otsin aktiivselt uusi meetodeid, tegevusi ja mänge, mis õppimist tõhusamaks ja nauditavamaks muudaks. Kaasaegne keeleõpe lähtub arusaamast, et keelt õpitakse eelkõige kasutades, mitte ainult reegleid õppides. Seetõttu on õpiruumis oluline luua olukordi, kus õppijad saavad keelt kasutada tähenduslikuks suhtluseks. Sest suhtlusolukorras sööb õppija sõnavara, grammatika, kuulamise ja rääkimise üheks tervikuks. Ja lisaks suureneb motivatsioon, kuna ülesanded on seotud päriselu vajadustega. Olen Viktoria Aleksejeva, eesti ja soome keele õpetaja. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ning töötanud õpetajana üle 20 aasta. Hetkel õpetan Andvere koolis, Tallinna Ülikoolis ja keeldekursustel. Olen huvitatud aktiivõppe meetoditest ehk sellest, kuidas teha tunnid huvitavaks ja põnevaks. Ajuteadlaste sõnul aju õpib dialoogis. Õpetaja roll on luua võimalikult palju autentseid olukordi, kus õpilased peavad rääkima ning väljendama oma arvamust. Uurimused näitavad, et mida enam süvitsi informatsiooni töödeldakse ehk mida enam on õppija kognitiivselt kaasatud, seda pikemaks ajaks jääb õpitav meelde. Ning seda sisukamad on arusaamad, mis õppides kujunevad. Igal õpetajal on oma tööriistakast. Täna me tutvustame teile erinevaid vahendeid, meetodeid, õpistrateegiaid ja mänge, mida me ise keeletundides kasutame. Mina kasutan täringuid üsna palju, nii tavalisi kui taskutega. Näiteks saavad õpilased täringute abil kirjutada loo. See käib siis nii, et tahvlil on kuvatud tabel vajaliku infoga. Igale täringu silmale vastab mingi sõna, nimi või fraas. Õpilased veeretavad täringut 4 korda. Esimese veeretamisega selgub peategelane, teisega tegevuspaik, kolmandaga tegevuse aeg ja viimasega tegevus ise. Seejärel tuleb õpilastel saadud info järgi kirjutada lugu. Näiteks on peategelaseks vanaisa, kes tantsis keset ööd rannas vihma käes. Õpilase ülesandeks on põhilauset laiendada. See tähendab tegevust ja tegelasi täpsemalt kirjeldada. Erinevate tegevuste jaoks sobivad väga hästi ka taskutega täringud. Taskute sisse saab panna pilte või silte sõnadega. Näiteks on ühe täringu taskus ajavormid, lihtminevik, enneminevik, olevik ja nii edasi. Teise täringu taskutes on ainsuse või mitmuse pöörded, näiteks ainsuse esimene pööre, mitmuse teine pööre ja nii edasi. Kolmanda täringu taskutes on nimisõnad või tegusõnad. Õpilased veeretavad 3 täringut ja koostavad lauseid. Seda tegevust võib teha nii kirjalikult kui suuliselt, nii individuaalselt, paaris kui rühmas. Mina kasutan oma tundides jututäringuid. Õpilased veeretavad jututäringuid ning koostavad nende põhjal loo. Jututäringud arendavad loovust, sõnavara, suhtlemisoskust ja koostööoskust. Rühmatöös veeretab iga õpilane ühe täringu ning lisab ühisesse loosse ühe lause. Nii sünnib samm-sammult kogu klassi ühine jutustus. Jututäringud muudavad õppimise mänguliseks ja kaasavaks, aktiveerivad kõiki õpilasi ning toetavad suhtlemist, loovad mõtlemist ja aktiivset osalemist õppeprotsessis. Minu üks vaieldamatuid lemmiktöövahendeid on õpilaste valged tahvlid. Mina nimetan neid nii, aga ma päris täpselt ei teagi, mis see õige nimetus oleks. Neil on nii palju erinevaid kasutusviise. Kõige sagedamini kasutame neid meenutamiseks. Näiteks uue teema alguses või varem õpitu kordamisel lasen õpilastel panna kirja kõik, mida nad selle teema kohta mäletavad või juba teavad. Selle eeliseks on just see, et kõik õpilased saavad mõelda ja vastata. Tavaliselt, kui õpetaja küsib tunni alguses õpilastelt, mida nad eelmises tunnis õppisid, siis mõned õpilased tõstavad käe ja saavad vastata, aga suurem osa õpilastest vastata ei saa. Valged tahvlid annavad võimaluse kõigil õpilastel mõelda ja vastata. Edasi võib õpilased jagada paaridesse, rühmadesse või arutada üle klassi.
Üheks väga suureks eeliseks on ka see, et sinna tasku sisse saab panna töölehti. Niimoodi saab mängida erinevaid mänge, lahendada ristsõnu või muud sellist. Pärast tegevuse lõppu teevad õpilased tahvli puhtaks ja mina õpetajana panen töölehe mappi tagasi, et järgmisel aastal jälle kasutada. Nii saab ka paberit kokku hoida. Tihtipeale kasutan ma neid ka nii-öelda miniesitluste tegemisel. Näiteks jagan õpilased rühmadesse ja iga rühm saab ühe osa tekstist. Õpilased loevad oma osa läbi ja teevad selle kohta kas illustratsiooni või mõistekaardi. Seejärel tulevad rühmad klassi ette, näitavad oma illustratsiooni või mõistekaarti ning teevad oma sõnadega loetust kokkuvõtte. Samuti kasutan ma neid sõnade õppimisel. Näiteks võtame tunni lõpust aja, kus harjutame sõnade kirjutamist. Mina kasutan oma tundides üsna sageli Dixiti kaarte. Neid saab mitut moodi kasutada. Näiteks olen palunud tunni alguses õpilastel mõelda sellele, kuidas nad ennast tunnevad ja vastavalt sellele valida kaart ning põhjendada oma valikut. Või küsin küsimusi vaheaja või suhtumise kohta. Näiteks, mis tunde sinus kool tekitab? Millised on sinu suhted vanematega, klassikaaslastega ja nii edasi. Olen lasknud neid kaarte ka niimoodi valida, et klassikaaslased ei näe, kes millise kaardi valis ja seejärel palunud neile arvata, kes millise kaardi valis ja põhjendada. Nendega saab ka lugusid kirjutada või jutustada. Mina kasutan oma tundides keelepasse. Igal passil on eri rahvusest persoon. Passil on ära toodud põhilised isikuandmed, aga ka elukoht, amet, iseloom ja hobid. Passe saab kasutada paljude teemade harjutamisel. Õppija saab kehastuda passil olevaks isikuks ja rääkida endast, kasutades passil olevat infot. Rollimängude kasutamine keeletunnis on kasulik, sest need loovad elulähedasi suhtlusolukordi, kus õpilased saavad keelt praktiliselt kasutada. Erinevaid rolle mängides harjutatakse sõnavara, väljendusoskust ja sobivate lausete kasutamist. Rollimäng aitab õpilastel muutuda julgemaks ning vähendab kartust võõrkeeles rääkida. Aga samuti arendab see loovust ja probleemi lahendusoskust, sest tuleb olukordades kiiresti reageerida. Õpilased õpivad kuulama partnerit ning vestlust edasi viima. Seetõttu muudavad rollimängud keeleõppe aktiivseks, huvitavaks ja meeldejäävaks. Kristi, kuidas sina rollimänge oma tundides kasutad? Me tavaliselt kuulame või loeme mõnda näidisdialoogi, vaatame üle olulised fraasid ja seejärel jagame nad paaridesse ning lasen neil endil analoogse dialoogi välja mõelda. Me kasutame alati ka näitlikustavaid vahendeid, näiteks mänguraha, esemeid ja muud sellist. Vajadusel tõstame klassiruumis ka mööblit ümber. Mina lasen rollimängu jaoks kaardid tavaliselt ChatGPTil koostada. See käib tal väga kiiresti. Tihtipeale laseme oma õpilastel ka üksteist küsitleda. Õpilastel tuleb küsida etteantud küsimusi ja mõned ka ise koostada. Pärast küsitlemist laseme neil klassi ees tulemustest kokkuvõtte teha. Oluline on see, et õpilane ei hakkaks kõiki küsimusi ja vastuseid ette lugema, vaid teeb kokkuvõtte. Näiteks, mitte keegi minu klassist ei ole Türgis käinud või kõik õpilased on näinud filmi üksinda kodus. Sellise kokkuvõtte tegemine ei olegi kõige lihtsam. Paaris või rühmatöö on keeletunnis tõhus, sest see annab õpilastele rohkem võimalusi keelt aktiivselt kasutada. Rääkides ja arutledes harjutavad õpilased sõnavara, hääldust ning lauseehitust loomulikus olukorras. Koostöö teistega suurendab julgust suhelda ja vähendab eksimise hirmu. Lisaks õpitakse üksteiselt uusi väljendeid ja ideid. Rühmatöö arendab ka kuulamisoskust, sest tuleb kaaslasi tähelepanelikult kuulata ja neile vastata. Seetõttu muutub keeleõppe aktiivsemaks, huvitavamaks ja tulemuslikumaks. Levinud paaris- ja rühmatöö vormid on rollimäng, intervjuu, mosaiigülesanne, mõtle ise, paaris jaga, rühmaprojekt, ettekanne, kaasõppija tagasiside, diskussioonid, improdialoogid, tänavaküsitlused ja esitlused. Mina kasutan sageli mõtleva klassiruumi metoodikat. Jagan õpilased rühmadesse ja annan rühma peale ühe valge tahvli markeri. Õpilased seisavad suure valge tahvli juures ja genereerivad etteantul teemal ideid, teevad ajurünnaku, arutavad mingil teemal ja teevad märkmeid või meenutavad varem õpitut. Vahel olen lasknud õpilastel ka roteeruda.
nii tutvutakse ka teiste rühmade ideedega ning tehakse täiendusi. Ka teistele õpetamise õpistrateegiat kasutan oma tundides. Õpilased teevad ühes rühmas endale teema selgeks ja seejärel õpetavad seda teistele klassikaaslastele. Alias on hea mäng, mida keeletunnis kasutada, sest see arendab õpilaste sõnavara ja suulist väljendusoskust. Mängu käigus peavad õppijad seletama sõnu teisi sõnu kasutades, mis paneb neid aktiivselt keelt kasutama. Samal ajal harjutatakse kiiret mõtlemist ja sobivate väljendite leidmist. Alias muudab õppimise lõbusaks ning suurendab õpilaste motivatsiooni tunnis osaleda. Lisaks arendab see kuulamisoskust, sest kaaslaste seletusi tuleb tähelepanelikult jälgida. Seetõttu on Alias kaasahaarav ja tulemuslik viis keele õppimiseks. Leia keegi, kes bingo mängus saavad õpilased endale bingo aluse, käivad klassis ringi ja küsitlevad üksteist. Eesmärgiks on saada kas horisontaalis või vertikaalis üks rida täis. Küsimused ette antud ei ole, need tuleb õpilastel endil koostada. Alusel on vaid märksõnad või fraasid. Näiteks on alusel kirjas käis ujumas. Õpilase ülesandeks on küsida, kas sa käisid suvel ujumas? Kui klassikaaslane vastab jah, siis kirjutab küsitleja selle õpilase nime vastavasse ruutu. Kui vastuseks on ei, siis nimi kirja ei lähe. See on hea mäng keeleõppes, sest see paneb õpilased aktiivselt omavahel suhtlema. Mängu käigus tuleb esitada küsimusi, kuulata vastuseid ja kasutada keelt loomulikus vestlusolukorras. Nii harjutatakse korraga rääkimis, kuulamis ja küsimuste moodustamise oskust. Lisaks liiguvad õpilased klassis ringi, mis muudab tunni liikuvaks ja kaasahaaravamaks. Mäng aitab õpilastel üksteist paremini tundma õppida ning loob positiivse õhkkonna. Eesmärk on harjutada pikema teksti jutustamist erinevatel teemadel ja pildide kirjeldamisel. Seega see sobib kasutamiseks kõigis õpiainetes. Selleks läheb vaja eri pikkusega nööre ehk igale õpilasele üks nöör. Õpetaja võtab ettevalmistatud nöörit ühepungina pihku ning laseb igal õppijal tõmmata omale ühe nööri. Õpetaja võtab ka endale ühe nööri ning demonstreerib mängu käiku. Aeglaselt nööri ümber nimetissõrme kerides jutustab ta tunni teemal. Kerimise ajal tuleb kogu aeg rääkida ning lõpetada alles siis, kui nöör on lõpuni keritud. Seejärel jutustab iga õpilane samal viisil oma nööri ümber nimetissõrme kerides. Ahellausete tegevuse korral õpilased ütlevad lauseid, mis on seotud eelnevalt öeldud lausetega. Näiteks ütleb esimene õpilane, ma läksin poodi ja ostsin endale banaani. Järgmine õpilane ütleb, ma läksin poodi ja ostsin endale banaani ja õuna ja nii edasi. Või siis ütleb esimene õpilane, mulle meeldib tantsida. Järgmine õpilane ütleb, talle meeldib tantsida ja mulle meeldib muusikat kuulata. Kolmas õpilane ütleb, neile meeldib tantsida ja muusikat kuulata, aga mulle meeldib joonistada ja nii edasi. Ahellausete tegevus arendab õpilaste lause moodustamise ja suulise väljenduse oskust. Kuna iga järgmine õppija peab oma lause eelmise lausega seostama, siis nõuab see tähelepanelikku kuulamist. Korraga harjutatakse nii rääkimist kui kuulamist. Tegevus aitab kinnistada sõnavara ja grammatikat loomulikus kasutuses. Lisaks muudab see õppimise mänguliseks ning hoiab õpilased aktiivselt kaasatuna. Kokkuvõtteks võib öelda, et keeleõppes on kõige olulisem luua õppijale võimalikult palju tähenduslikku suhtlusolukordi. Läbimõeldud metoodika ja sobiv harjutusvara aitavad arvestada iga õppija individuaalsust ning toetada tema keelelist arengut. Kui õppija on aktiivselt kaasatud, muutub õppimine sügavamaks ja püsivamaks. Õpetaja roll on valida sobivad strateegiad ja luua keskkond, kus õppija julgeb katsetada, eksida ja areneda.